Tere, mina olen Hans. Ja mina olen Markus. Tere tulemast Vahetundi. Ja tervist kuulajad. Siin on taaskord Vahetund. Ja täna räägime me jällegist Indiast. Kuna me läheme juba Hansuga, oli vist 3 või 4 päeva pärast Indiasse reisile. Täpselt nii. No nii-öelda reisile. Me läheme koos rahvatantsugrupiga ja me selles saates räägime me sellest, et mida me sellest nagu arvame, mis on meie eeldused Indiast üldse. Ja siis me räägime ka veel kavast kindlasti sellest veel, kuidas me ööbime seal, et kas me ööbime hotellis või mis üldse toimub seal, kuidas me magame, kas üldse magame. Ja siis see ka, et see on juba teine kord tegelikult, kui Kohilas üks rahvatantsugrupp läheb Indiasse tantsufestivalile. Ja me räägime kindlasti eelmisest korrast, mis oli umbes 8 aastat tagasi. Umbes 8 aastat tagasi. Aga mis on sinu eelduses, Hans, selle nagu tripi osas? Mina arvan, et mina eeldan Indiast seda, et ma saaksin seal süüa. Ma tahaks Indiast saada süüa ja nagu konkreetselt hästi niimoodi, et ma seal nagu nälga ei sureks konkreetselt. Et mul oleks seal kvaliteetne toit ja et ma saaksin hästi magada ja et see pere oleks, kes meid vastu võtab. Me oleme koos peres. Ja, me oleme koos peres. Et see, kes meid vastu võtab, on siis hästi siuke tore ja nagu sümpaatne ja saab nagu aru. Hans on tegelikult üldse vegan ja ta liha ei söö, siis korraks on see, et võib-olla arvatavasti, kuna Indias on selline kultuur, minu arust nad söövad palju vähem liha, kui siin meil üldse siin Põhja-Euroopas süüakse. See peaks täitsa okei. Alguses mina arvasin, et Indias on nagu rohkem süüakse nagu vegantoitu, aga siis ma kirjutasin sellele perele ja sealt tuli siuke imelik vastus, et seal nad põhimõtteliselt nagu üldse ei poolda vegantoitu või midagi siukest. Päriselt ka. Ja ma arvan, just vastupidist. Siuke šokeeriv värk oli ja mida sina ootad? Mulle väga meeldib liha. Ma võin terve tasuga liha süüa, aga ma ikka tahaks arvestada, et ma arvan, et kõik on ikka korras, sest et kui nad peavad ikkagist sinuga arvestama, kui nad nagu sinu võtsid. Ja kui kuuled ei saa aru, mis me praegu väga räägime, siis on see, et kõik juhendajad magavad hotellis, kuid need noored tantsijad meil on kõik 2 3 tubades. Me oleme koos Hansuga ühes toas ja meil on veel üks tantsukaaslane lisaks. Tubadega, sa Markus mõtled seda, et meid jagatakse nagu peredesse lai. Sorry. Indias meil on, palju meid on? 13 on meid kokku. 6 paari ja siis 1 poiss veel juures. Ja meid siis kogu rahvatantsugrupina jagatakse Indias siis erinevatesse peredesse laiali, kus me ööbime siis pool India reisi ajast siis ühes peres ja pool India reisist siis teises peres. Et siis ühesõnaga kõigil on nagu 2 pere. Jah, täpselt nii. Ma räägin ka nüüd, kui meil on nagu rääginud sellest, et kuidas me seal ööbime kõik, ma räägin ka nüüd natuke kavast. Meil on, see kestab umbes 2 nädalat ja esimene päev, kui me sinna jõuame, siis see on nagu vaba päev. Me saame peredega tuttavaks ja siis pered näitavad meile ringi igal pool, et nad lihtsalt ütlevad, mida me võiks teha ja soovitavad meile asju. See on tore päev. Esimesed paar päeva on sellised kultuuripäevad põhimõtteliselt. Me käime ringi, vaatame, mis neil koolis on, kuidas see süsteem neil on üldse, siis mis nemad teevad päeva jooksul, mis neil seal teha on üldse päeva jooksul, kuidas nende maja on ja nii edasi. Aga see ka minu arust, et ma ei tea, kas juba just teisel päeval, aga kindlasti juba 3. päevaks me hakkame igal pool esinema. Meil on nagu iga päev esinemine. Et meil on ka see rahvariidega probleem, et loodetavasti selleks pea esinemiseks lõpuks need rahvariided ei ole nagu valgeks muudu mingi halliks või kõigeks. Jaa, meil on niimoodi, et ma arvan, et see läheb väga raskeks see riiete pesemine seal tõesti. Et esimestel päevadel on, ma ei ütleks vabad päevad, aga kindlasti tegusad päevad. Aga umbes 3. päev on meil juba kuskil koolis on siuke esinemine, umbes pooletunnine kava koolirahva ees siis. Ja siis on paar päeva vahet ja siis on järgmises koolis ka esineme samamoodi. Ja kokku 3 koolis ja reisi lõpupoole on siis India lastefestival, nimetatakse seda Indian Children's Festival. Ja siis seal me lähme siis oma rahvatantsuga esinema
ka kõigi ette sinna. Seal on hästi palju erinevaid liike, see pole ainult Eesti liik, see on minu ka veel Taani ja Hollandis on igasugused huvitavad. Ja kava pidi olema 30 minutit, me peame siis tantsima 30 minutit juhtimist. No mõned on lühikese, mõned on pikemad, aga kokku vist on umbes 8 tantsu või 7 tantsu on vaja päev. Ei, rohkem ikka, meil on umbes 10 või kuni 15 tantsu isegi. Jaa, seda küll, kui üks tants on 1,5 minutit, siis läheb ikka suht segaseks, et ma ütlen ausalt, nimed mul laudsadel peas ei ole. Ma ütlen ka ausalt, et minul ka nimed kindlasti peales ei ole, aga 5 on tunda, on ju? 5 on need, mis me enam-vähem eelmine aasta tantsisime, eks ole, siis nüüd see aasta on päris palju juurde tulnud, jah. Ja siis on see ka veel, et meil öeldi, et kui me Indiasse läheme, et näidata oma nagu seda tänulikkust nende lahkuse suhtes, siis me öeldi, et me viiks oma nendele peredele mõned kingitused. Ja näiteks, et meie Hansiga rääksime omavahel koos selle 3. poisiga ja no meil oli plaanis veel näiteks karamelikomme, need, mis tavaliselt vanavadel vanaisal olemas on, need ja neile, siis oli piparkoogid, siis oli veel vist need rinnamärk ja rinnamärgid ja külmkapi magneteid viime, siis kindlasti musta leiba. See oli seal Indias on kindlasti delikatess, Indias ei saa musta leiba. Seda ei ole lihtsalt. Ja Eestis viime seda ja siis mina viin käsitööpoest ostetud metallist kruusi. Siuke väike nünnik kruusi viin Indiasse kaasa ka. Siis minu arust see 3. poiss toob nagu ilusa pildiraamatu ka. Sellepärast, et meie tantsu see õpetaja oli rääkinud, iluti Ulvi, rääkis just oli eile, et neile väga meeldivad looduspildid, et neil aga väga ei ole seda kusagil, neil on seal hästi tihedalt kõik koos. Ja siis eelmine kord isegi vaata need, mis tavaliselt saad tasuta tänava pealt, need mingi Eesti piltidega, et Visit Estonia ja need asjad. Nad olid nagu pahviks lööda, vaatasid, et kas teil on päriselt ka selline loodus. Indias ei ole peaaegu üldse rohelist metsa või siis ei olegi üldse rohelist metsa või siukest ilusat looduskeskkonda selles mõttes, et kui sa näitad piltide pealt Eesti, näiteks mingi raamatute piltide pealt neile, siis nad lähevad täiesti pöördesse selles mõttes. No selles mõttes no 1/7 kogu maailma rahvastikust umbes elab seal, et see on ikkagi suht, ja no sellise maalapi peal ka, et suht selline, no tihedalt ikka kokku pressitud nagu need kilod karbis. Mis see number oli? 1 miljard 400 000 midagi siukest? No selle ei, 1 miljard 400 miljonit inimest, mõtle, jõhker arv. Et ja no jumal tänud, et Eestis nii palju ei ole. Meil on siin ikka päris palju vaba ruumi. Ja me nüüd, ma arvan, et räägime ka eelnevast korrast, sest et nagu ma enne mainisin, see oli esimene kord, kui rõõmupekad siis lähevad Indiasse. Ja siis eelne korral me võime rääkida, mis nagu juhtus, selles mõned nagu huvitavamad palad. Ja näiteks oli üks selline, nagu et pere juures üks ööbjatest, vaata eestlastest, jäi magama, ja siis vahepeal öösel või hommikul, täpselt ei tea, ärkas üles ja temaga oli samas voodis India pere vanaema. Issand. Et see no loodame, et seda meiega ei juhtu. Või no kes teab, on ju. Ei, see oli vist siuke juhtum, et kuna nagu tüdruk ja poiss magasid siis samas voodis, mis Indias ei ole üldse kombeks muide. Nad olid vend ja õde ja nad magasid samas voodis ja siis Indias oli kuidagi mingi dilemma tekkis sellest ja siis öösel vanaema ronis nagu nendega samasse voodis. Nagu keskele või? Jah. Ja siis vist meiega seda juhtu, ma loodan. Ei, ma ei usu. Oi. Ja siis oli veel üks kord niimoodi, et vaata, no Indias ei ole selliseid inimesi nagu meie, sellise välimusega nagu eestlased. Ja eriti kui sa oled puhas blond ja sinisilmne, kõik nagu täitsa nagu Eskimo, siis sa oled nagu eriti lihtsalt supermodell. Jaa, sa oled täiesti, kõik tulevad vaatavad, tahavad katsuda sind, ma arvan, et see saab olema suht jõhker kogemus. Väga huvitav tuleb see sul. Ja siis ükskord oli niimoodi, et sellise nagu välimusega inimene oli selles peres ja siis see India pere oli selle tütarlapse diivani peale istuma pand ja ta oli kutsunud küla pealt oli ta kutsunud kõik et teised pered nagu tuttavad kohale, et lihtsalt vaadata seda inimest. Nad nagu lasid ühe uksest sisse, siis teise välja, siis kohe uuesti. Oligi nagu mingi näitus, et minge nüüd edasi on ju, nüüd on teistega. Jaa, põhimõtteliselt see oli nagu mingi, see tüdruk oli pandud nagu muuseumisse atraktsiooniks. Ja see pere lasi lihtsalt inimestel mööda käia ja vaadata seda nagu see oli. Ma arvan, selle tüdrukule oli kindlasti väga traumeeriv. Ja Ulvi rääkis ka, et ta oli ikka väga,
tal ei olnud hea enesetunne pärast. Jah, ja siis mis veel? Seal pidi olema hästi palju lüliteid. Näiteks meie see tantsuõpetaja Ulvi rääkis eelneva korral, et ta oli üritanud pesema minna. Ja no muidu on see, et sul on see kraan on ju, ja sa lihtsalt pöörad neid asju, siin on soe vesi, siin on külm vesi, siin on niipidi, siin on naapidi, aga seal oli lülititega kõik. Ja siis kui seina peal on mingi 20 lülitit ja üritad sooja vett panna, siis sa lõpuks mõtled, kas see on soe vesi olemas. Ja lõpuks pidi rääkima nende hotelli nendega, kes teenindajatega ja nad olid toonud kannuga kuuma vett. Et nad olid valesti aru saanud asjast, et nad ei tahtnud teed. Ja siis lõpuks, kui said õigesti asjast aru, need teenindajad, siis nad olid näidanud, et see lüliti siin on ja loomulikult see, et kuidas te ei näinud seda. Ja et peredes ma arvan, et meie peredes sellist asja ei ole. Ja isegi kui on, nad lihtsalt ütlevad meile, kust seda sooja vett saab. Okei, rahvas, aitäh kuulamast. Ja näeme arvatavasti uuel aastal. Täpselt nii. Nägemist. See oli täitsa normaalne, on ju? Mõtle, kui ma rekordinud ei oleks, ma oleks praegu nii nukker. Pane kinni. Ja ma panen kinni, oota. Ja